Tere kõigile! Rõõm on teid tervitada täna siit, mina Kuressaarest ja Kirsti Tallinnast. Tere ka minu poolt. Olen süüdanud siin laua peal juba advendiküünlad. Pühapäeval 19. detsembril on 4. advendipühapäev ja kohe-kohe ongi jõulud käes. Nii oleme ka täna siin tegelikult laulmas jõululaule ja jagamas jõululugu. Ja saamegi nüüd Kirsti abiga alustada ühe tuntud jõululauluga. Tasa jõulukellad kajavad. Jõulukellad kajavad üle terve ilmamaa. Kajab laul nüüd rõõmuga, jõulud tulnud ju. Tasa, jõulukellad kajavad. Taevavõlvil sädeleb tähekese valgustelk. Jõulud tulnud ju. Tasa, jõulukellad kajavad. Kuusk see särab küünaldes, rõõm on kõigil südames. Jõulud tulnud ju. Tasa, jõulukellad kajavad. Kõlab lauluhääl rõõmurikkal helinal. Jeesus tulnud ju. Aitäh, Kirsti! Mulle nii meeldib, et nüüd ka eesti keeles on vähemasti viimases salmis need sõnad Jeesus tulnud ju. Sest tõesti me ootame neid jõulupühasid, aga kui me unustame ära, kelle sünnipäev see on, keda me tegelikult ootame oma koju, siis see ei ole ka päris õige. Ja sellepärast me just täna tahamegi teiega jagada seda jõuluevangeeliumit, aga sellest jõuluevangeeliumist on üks vahva nukufilm, mille valmimisel on üks osa ka Kirstil ja võib-olla Kirsti natuke räägib, kuidas selline lugu teoks sai. Selle filmi näitlejad on need samad pulganukkud, mida me oleme kirikutundides ka mitu korda kasutanud Toomkirikust. Laenasin oma sõbranna ja kolleegiga neid nukusid ja siis me tegime nendega pilte, hästi palju pilte, üle 1000 pildi siin Tallinnas ja Lasnamäe kandis eriti, natuke Muugal ka alguses ja need nukud näitlevad seda piibli jõuluevangeeliumi. Et kuigi need piiblisündmused toimusid umbes 2000 aastat tagasi, siis me oleme teinud need videod nende nukkudega niimoodi, et nagu need oleksid, nagu Jeesus oleks sündinud siin Lasnamäel täna, sel aastal ja selle meie nukuvideo pealkiri ongi Jõuluime Lasnamäel 2021. Ja selleks, et neid pilte teha, siis me võtsime need nukud kaasa ja läksime, sõitsime liinibussiga ja erinevates kohtades käisime siis nendega pildistamas. Väga vahva. Ma arvan, et juba selle jutu peale tahaksin mina
veel kord seda filmi vaadata, need on väga toredad ja tegelikult on seda filmi rohkem, kui me tänasesse kirikutundi ära mahutame. See on ainult osa sellest, nende jõuluevangeeliumi tegelaste seiklustest Lasnamäel. Jumal läkitas ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Natsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: Rõõmusta sa armu leidnu, issand on sinuga. Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu. Aga Maarja küsis inglilt: Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib Jumala pojaks. Ja vaata, kas su sugulane Elisabet on poja ootel oma raugapõlves ja see on 6. kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Aga Maarja ütles: Vaata, siin on issanda teenija. Sündigu mulle sinu sõna järgi. Ja ingel läks ära tema juurest. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, igaüks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma kihlatuga, kes oli lapseootel.
rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistab talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees otse kui lõikusajal ollakse rõõmsad, otse kui saaki jagades hõisatakse. Sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sundi ja vitsa sa murrad nagu Midjani päevil. Sest iga sõjakäras sõtkutud saabas ja veres vettinud vammus põletatakse tuleroaks. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Aga nende sealoleku aegu said päevad täis ja Maarja pidi sünnitama. Ta tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Väljal küll moores on meil, et pahatuste lootus ilmuju veel, mis Abrami kinnitus isake rõõm, mis Jaakobi julgus ja Taaveti kroon ja Taaveti kroon. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja issanda kirkus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: Ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on issand Kristus. Ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas. Hosanna, 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 Gloria, Hosanna ine. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Hosanna, 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 Gloria, Hosanna in excelsis. Ja sündis, kui inglid olid nende juurest ära läinud taevasse, et karjased ütlesid üksteisele: Läkki nüüd Betlema, et näha saada seda, mis on sündinud, mis issand on teatanud meile. Ja nad läksid rutates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes.
aga näes teda teatasid nad sõnumist, mis neile oli räägitud selle lapse kohta. Kõik, kes kuulsid, panid seda imeks, mida karjased olid neile kõnelenud. Ent Maarja jättis kõik need lood meelde, mõtiskledes nende üle oma südames. Karjased pöördusid tagasi, ülistades ja kiites Jumalat kõige eest, mida nad olid kuulnud ja näinud. Kõik oli olnud nii, nagu neile oli räägitud. Lapsukeni väike aga rahvas, sinu ees kokku paneb käid. Ma ka veel sul tundmata on vaevad. Ees on pikad teed ja raske töö. Õberides ingleid laulab taevas. Hele täht säramasel ööl. Kõik, mis ootab ees, on veel su sees. Neis pisikestes kätes peidus. Annad elukord kogu maailma eest ja avati igavese tee. Maga, Marjake, sa maga. Kui 8 päeva sai täis ja tuli aeg lapse ümberlõikamiseks, siis pandi talle nimeks Jeesus, mille oli ütelnud ingel, enne kui laps sai ema ihusse. Saabunud suure rõõmu päev. Saabunud suure rõõmu päev. Nüüd, kus on kõlanud jõuluevangeelium, on loetud pühakirja ja me oleme näinud, kuidas tõesti Jumal sündis inimlapsena, et meie saaksime Jumala lasteks. Ja tänu Jeesusele saamegi meie oma taevase isa poole alati palvetada meie isa palvesõnadega ja oleme ka meie isa palves nüüd täna siin koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja head sõbrad, et need jõulupühad tõesti oleks üks õnnistatud rõõmuaeg. Selleks saama nüüd teile soovida Jumala õnnistust. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma palgel sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Õnnistatud jõulupühi teile kõigile. Ja üks vahva laul on ka, millega me saame ka veel õnnistust soovida. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, ta paneb paestku su peale. Issand, hoidku sind, õnnistagu sind, sul olgu armulik.
kurja eest, sinu hinge hoidku ta. Tema rahu ja armastus, need olgu sinuga. Olge hoitud ja kohtumiseni uuel aastal.